Tere taas, armas kuulaja. Paistab, et oleme taas kord tagasi. Või noh, mina olen. Teiste kohta on keeruline seisukohta võtta, aga loodame, et keegi ikkagi seal teisel pool on. Tere tulemast kuulama, võib ka nii öelda. Mida iganes ma siin oma juuksevaba koluga välja mõtlen. Enne kord sai räägitud selliselt ajaloolis üldistavalt sellest, et kuidas leping on muutunud rahvusvahelise suhtluse, võiks öelda, levinuimaks tööriistaks. Kuigi tänapäeval vist on hakatud taaskord rääkima ka aktiivsemalt sellest, et lepingu vorm võib olla erinev, et enamasti kui me ütleme rahvusvaheline leping, siis selle taga peitub palju rohkemat kui lihtsalt kokkulepe, kuigi nii 1969. aasta Viini rahvusvaheliste lepingute konventsioonist tulenevalt, kui ka võib-olla siis selles kodifitseeritud tavaõiguse printsiipidest lähtuvalt on alusidee riikide vahelises suhtluses, eriti lepingu vormis, ikka ja alati see, et lepingud, kokkulepped kuuluvad täideviimisele. Siin analoogia korras saab muidugi viidata igale Eesti juristile väga südamelähedasele Rooma õigusele. Või noh, Rooma eraõigusele, et kui niimoodi spetsiifilisemaks minna, sest et valitseja, kes seal keegi vaidlema ei hakanud ja peamine küsimus on ikkagi see, et kuidas see õigus meid tavainimesi või noh, tollel ajal spetsiifilisemalt vastas roomlasi kaitseb, aga ladinakeelne maksiim, mis paljudel meelil, keelil, huulil ikka mõlgub, on pacta sunt servanda, et kokku lepitu tuleb täide viia. Ma siin väga frivoolselt tõlgin, väga vabandan kõigi ees, kelle jaoks ladina keel on südamelähedane ja oluline, võib-olla keegi Vatikanist kuulub kunagi või teada. Siis ma kindlasti vajadusel võiksin ja saaksin paremini, sest sai ju ikkagi veedetud semestreid maksiime tuupides ja mitte segama jääda maksiimidele tuupi andes, maksiime tuupides ja ikkagi Justinianuse koodeksi peale mõeldes uneski nähtud teist vahepeal, et nagu öeldakse, fully immersive experience into the law. Sukeldumine, täielik õigusest läbi imbumine saaks toimuda. Rahvusvahelisel tasandil pacta sunt servanda kodifitseeritud nii Viini lepingu õiguse konventsioonis kui tavaõiguses. Praktika muidugi šokeerival kombel näitab, et pacta rohkem nagu mõnikord sunt servanda. Ja mõnikord kohe üldse mitte sunt ja veel vähem servanda, et pacta küll, aga muud jutud kuidas kunagi. Hetke geopoliitilises olukorras ikka üle veel viiteid niinimetatud Budapesti memorandumile 1994. aastast, kus muuhulgas siis hetkel täiemahulise, kohati mõni võiks öelda genotsidaalse sõja all kannatav Ukraina tuletab ikka jälle meelde koostööpartneritele, et omal ajal sai ju nagu pacta tehtud ja kus siis nüüd see sunt servanda on, aga me oleme jõudnud selleni, et nagu kokkulepetega ikka ajaratas käib ringi, mingid asjad vajuvad, igavikku, haihtuvad. Selle kohta, kusjuures selline kiire kõrvalepõige, nagu üks kuulaja ütles minu lemmiksõna obskuurne juurde,
see sõna jubedalt meeldib mulle, ma kavatsen seda tulevikus veel rohkem kasutada. Mine tea, kui ma kunagi lapsevanemaks saan, äkki ma olen lapsele obskuurne nimeks ka, nagu iseenesest nagu minu meelest top 3 kõige gangsterim nimi, mida Eestis saad omada, obskuurne Popov, noh, tehke järgi või makske kinni. Samas mine tea, kas seal ametnikud sekkuvad, et Neleri pidi kohut käima küll ja veel, et omale igaks saada, aga vaatame, mis selle obskuursega tuleb. Aga lihtsalt ajaratast ja unustuste hõlma vajumisest kantuna Viini lepingute õiguse konventsioonis on olemas selline kontseptsioon nagu desuetudo ehk siis rahvusvahelises lepingu õiguses on täiesti võimalik teoreetilisel ja ka praktilisel tasandil iseenesest, see nüüd ma eeldan sellest, kui te hästi sa argumenteerid, et osapool või osapooled saavad väita, et kokkulepe neile enam ei kehti, sellepärast, et kokkuleppe sõlmimisest on möödas niivõrd palju aega, et selle täitmine oleks eksisteerivat aegruumilist olukorda arvesse võttes kohatu, sobimatu, võib-olla isegi ebavajalik. Et noh, siin ei ole tegu sama olukorraga, mis lepinguõiguses rohkem tuntud force majeure, aga vabandust. Aga siin nagu nii-öelda foreshadowing ette vaadates tõlgendamise küsimuste juurde, siis desuetudo põhimõtteliselt annab meile sellise õlekõrre olukorras, kus me sooviksime näiteks kas tõlgendada lepingu kohustust või lepingut tervikuna viisil, mis annaks meile võimaluse väita, et o tempora o mores tõlgendades või täites lepingut, nagu ta kirja on pandud, oleks tulemus rohkem kui toores. Et see ma eeldaks näiteks käiks mingite kokkulepete kohta, mis on sõlmitud ajal, kui riigi poliitiline režiim oli teistsugune. No, taaskord, rahvusvaheline õigus on poliitiline. Nagu iga õigus. See on mina olen tagasi oma selle põhjused, mille nimel surra mäestiku juures, et öelda, et õigus on poliitikast poolest, hardcore positivistid, vanaisa Kelsen oma puhta õiguse teooriaga, kus ta lootis, et õigust peaks ainult huvitama õigus ja mitte midagi muud ja me peaksime mõtlema põhimõtteliselt 24/7/365 ainult sellest, et mis on õigusnorm ja millised on õigusnormi loomiseeldused ja siis on hea puhas kuiv tunne ja me ei pea muretsema mingite nõmedate asjade pärast, nagu seda on eetika või majandus või ajalugu või jumal hoia selle eest avalik haldus ja riigiteadused. Et nagu elus vähe probleeme oleks, vaadake palju kanamunad maksavad. Aga on ka õigusfilosoofilisi koolkondasid, kus leitakse, et vahepeal võiks ju nagu pulli pärast, nagu öeldakse, ringi vaadata, mis laias maailmas toimub ja siis on äkki nende õigusnormide rakendamine selle võrra lihtsam ja inimestele aktsepteeritavam, et siin analüütilisest positiivismist kantuna tuletaks meelde hardcore positivisti John Austini ühte sellist intellektuaalset oponenti, analüütilise positiivismi isa Herbert Lionel Adolphus Harti, kelle õiguse kontseptsiooni pealkirja kandev traktaat on ka Maarjamaa keelde tõlgitud, et me saaksime arutleda selle üle, et mis tingimustel primaarsed ja sekundaarsed õigusteooria reeglid rakenduvad. Ta oli hästi lõpus mees. Või vähemalt ta oli küll väga selline traditsiooniline ja tal oli ka oma, nagu igal heal tegelasel, või selles mõttes, igal sellisel heroilisel tegelasel filosoofilises maailmas peab olema oma selline analüütiline oponent, tema oponendiks oli Richard Dworkin. Võidi jätta Ronald Dworkin, vabandust, mitte Richard Dworkin. Ronald, Richard on lõvisida. Ronald Dworkin, kes on andnud meile ilmselt huvitavaid raamatuid, üks võib-olla selliseid humoorikamaid oleks õiglus siilidele. Justice for Hedgehogs.
satute mõnda lennujaama, saate lugeda. Aga H.L.A. Hart oma analüütilise positiivismi ideedest tõi muuhulgas selle välja, et õigusnormide puhul tema jaoks üks olulisemaid norme oli the rule of recognition. Ehk siis, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et kas õigus loomiseks on alused olemas, vaid et kas nii-öelda õiguse adressaat represendib, kas ta on nõus sellega, mis talle ette on kirjutatud, ehk siis ta oli selline omamoodi krutskitega mees, sest ta oli filosoof, mitte jurist, erinevalt Austinist ja Kelsonist, ehk siis tema üritas nagu mõelda selle peale, et huvitav, mis tavainimene võiks teha, tal on muuhulgas üks tema legendaarsemaid esseesid räägib sellest, et seadus peab olema niivõrd arusaadav, et ta on mõistetav tavalise mehe poolt Claphami kahekordses bussis. The common man in the Clapham omnibus, aga meie mõistes oleks talupoja mõistus, kuigi kõrvale põikena, kui me mõtleme siin Tammsaare Tõde ja õigus 5-osalisele korteriühistu koosolekule, siis nagu meil see ei tea, kes alati on nagu hea, kui sa lased hakkad mõtlema, see viib meil igasuguste sõgedate tulemusteni, eks ole. Siin need mõned otsustavad, et rendime vanglaid välja ja kuidas Tartu selle kõik üle elab. Ma muide teise kõrvalmärkusena ei ole veel paraku jõudnud lugeda uut huvitavat lepingut, sest teatavasti Eesti Vabariigile rahvusvahelised lepingud meeldivad. Me teeks neid 20 ööd ja päevad, lihtsalt muud ei teeks, kui ainult lepiks kokku, kui ei peaks vahepeal mingite tüütute asjadega, nagu mingi riigi juhtimine või mingi selline jama tegelema, et iseenesest oleks pull, lihtsalt teeks lepinguid kogu aeg, ja siis lepiks omavahel kokku, et kogu aeg teeme erandeid ka, et siis saaks asutada mul aastaid peas mõlkunud klubi nimega Erand, kus kõigile tehakse erandeid. Aga nii nende lepingutega läheb, et see pacta sunt servanda on meil selline huvitav ja praktiline mõte, aga ta on ikkagi kantud poliitikast ja eetilisusest ja see desuetudoga kombineerituna peab nagu tõdema, et kohati tõesti juhtubki seda, et mõningate rahvusvaheliste kokkulepete täitmine muutub ajas selle võrra raskemaks, et võetud kohustuste tõlgendamine, kohustuste sisu tõlgendamine võib muutuda. Olgu see sellepärast, et vahetus poliitiline režiim, olgu see sellepärast, et miski uus reaalsus, nagu seda öeldakse, et uued režiimid, uued läbisaamised dikteerivad meile seda, et võib-olla teatud kokkulepete järgimine ei ole nii kasulik. Või teisipidi võib juhtuda ka seda, kus me lihtsalt lähtudes positiivistlikust loogikast näiteks rakendame kokkuleppeid, mis võivad panna teatud isikuid ohtlikesse olukordadesse lihtsalt sellepärast, et me näiteks ei tunnusta seda, et sõjategevusel võiks olla mingi mõju lepingutele. Siin muidugi peab tõdema ka seda, et ega rahvusvahelisel õigusel ei ole väga head vastust sellele, mis saab kokkulepetes siis, kui sõda on käes. ÜRO rahvusvahelise õiguse komisjon on teinud selles vallas tööd. Eriraportööriks oli meie hulgast kahjuks nüüdseks lahkunud Sir Ian Brownlee, rahu tema põrmule, kes kirjutas minu mälu järgi vähemalt 11 raportit selle kohta, kuidas tema arvates ja ajaloolis praktikas sõjategevus mõjub riikidevahelisele suhtlusele ja riikidevahelistele kokkulepetele. Üks on siis nii-öelda see materiaalne küsimus sellest, et kuidas rakendada kokkulepet, kui näiteks riik on lakanud adekvaatselt funktsioneerima, sest või ei ole võimeline adekvaatselt funktsioneerima, sellepärast et riigil on prioriteediks nii-öelda olemasolu säilitamine. Või millist mõju peaks omama sõjategevuse lakkamisel sõjategevus nii-öelda siis
uuele režiimile või sellele, mis riikides toimub pärast seda. Või noh, näiteks Euroopa Inimeste Kohtu lahendis Gruusia versus Venemaa 2, näiteks muuhulgas arutleti sellele, et kas Euroopa Inimeste konventsiooni rakenduvusest saab rääkida aktiivse relvakonflikti ajal näiteks, et inimõigused on kindlasti üleimad, sest noh, see, ma olen siin varem ka seda maininud, et lahing selle üle, et kas rahvusvahelise relvakonflikti õiguse valguses, et kas inimõigused ja rahvusvahelise inimõiguste doktriinid on nii-öelda komplementaarsed, kaasuvad relvakonflikti õigusreeglitega või me peaksime ikkagi arvestama sellega, et relvakonflikti ajal kehtivad relvakonflikti õiguse reeglid, mis peegeldavad rahvusvahelise inimõiguse standardeid, ühisartikkel 3 näiteks Genfi konventsioonide puhul. Ja kui palju me saame eeldada kaasnevate või olemasolevate rahvusvaheliste kokkulepete mõju relvakonflikti õigusele, mis muuhulgas kodifitseerivad erinevaid inimõigusi ja nii-öelda nende tõlgendamist. Et see on selles mõttes selline keerukas küsimus, et kohati võib pacta sunt servanda olla mõjutatud sellest, et subjektid ei ole võimelised kohustusi täitma. Rohkem kui see, et nad ei taha neid täita või neil puudub innustus, kui me seda võime niimoodi sõnastada, teatud kohustusi täita. Ja teine oluline aspekt lepingute puhul on see, et pacta sunt servanda käib kaasas ka mõte sellest täpselt nagu siseriiklikus õiguses. Ja minu üks lemmik õigusprintsiip, sellepärast, et sa võid sinna sisse toppida mida iganes sa tahad, tulenevalt sellest, kas Veenus on retrokraadis või mitte. Vana kindlasti, kas ta hea on, oleneb kellelt küsida. Hea usuprintsiip, bona fides. Ei ole mala fides, совсем не mala fides, очень много fides, aga bona fides. Ehk siis lepingud on täitmiseks heas usus. Ja nagu me kõik teame, üks neid populaarseid lauseid lõputööde kaitsmisel, kõik teavad, noh, kui kõik juba teavad, mida kaitseme, mille üle vaidleme, kõik juba teavad, miks, nagu me siin oleme, ma oleks võinud kell 9 hommikul magada. Aga ei, me oleme siin, et kuulda seda, mida kõik teavad ja siis komisjonis näiteks olles või isegi kuulajana ruumis olles avastada, et mina ei teadnud, aga bänger, kohe saame teada. Hea usu põhimõte, mis rahvusvahelisel tasandil tähendab seda sama, et kui meil ei ole põhjust eeldada, et riigid käituvad halvas usus ja põhjuse all me eeldame seda, et meil on nagu raudbetoon tõendusmaterjal selle kohta. Noh, nagu tänapäeval populaarselt öeldakse, ta ei teadnud, et mikrofon oli sisse lülitatud. Mina tean, ise lülitasin ja ise olin valmis rääkima kõike seda sõgedust, mis ma siin edasi räägin. Siis hea usu printsiibiga rahvusvahelisel tasandil muidugi see, et eks ta ole jällegi väga, väga paljuski seotud sellega, et milline on arvamus ühe või teise riigi kohta, et siin see lepingute täitmine, ajalooliselt näiteks Eesti päritolu rahvusvahelise õiguse teadlane Friedrich Fromhold Martens, Fjodor Fjodorovitš Martens, Vene impeeriumiks väljapaistvamaid, kui mitte kõige väljapaistvam. Eks see vist olenes, et kas ta oli katusel või taburiti peal. Kui mitte kõige väljapaistvam õigusteadlane, muuhulgas andis meile idee niinimetatud tsiviliseeritud ja mitte nii tsiviliseeritud rahvastest ja tema näiteks leidis, et ja läbi sellega Vene impeeriumit, et näiteks Ottomani impeeriumiga, tänapäeval me ütleme Türgi, ei saa üldse midagi teha, et barbarid, metslased, millest me räägime, eks ole. Et tänapäeval me muidugi tsiviliseeritud rahvaste doktriinist otseselt nii palju ei räägi, sest me oleme avastanud, mis nad olid, kombed, et me oleme jõudnud järeldusele, et inimesed võtavad, solvuvad, kui sa kellelegi ütled, et sa ei ole tsiviliseeritud, eks ole. Eriti kui seda ütlevad tüübid, kellel on rihmikud sokkide peal,
või minu personaalne lemmik, Adibasi kiledressi juurde filigraanselt valitud Arvavi Luck King, sest et kunagi ei tea, millal otse vanaema põllu pealt diskole peab jooksma. Vabandust, väike traumadumping 90ndate postsoveetliku ühiskonna agraar-kultuuršikist. Aga tänapäeval meil see nii-öelda see missioon civilisatrice või siis tsiviliseerimise missioon, mis oli tugevalt ühendatud koloniseerimisega ja siis nii-öelda teiste hüvanguks nendelt asjade äravõtmisega. See on see klassika, et noh, meil on ajaloolisi näiteid sellest, kus üks riik on vallutanud teise riigi lihtsalt sellepärast, et neil on vaja seda. Et kunagi kutsusime seda missioon civilisatrice, tsiviliseerimise missioon, sellele eelnes niinimetatud õiglane sõjapidamine. Mis enamasti tähendas seda, et üks grupp otsustas, et on igati õiglane minna ja kütta lõgemetesse teisele grupile, sellepärast et noh, näiteks võis juhtuda, et neil oli, nad omasid kontrolli millegi üle, mida see esimene grupp endale tahtis, näiteks kellegi haud või nii pühamu. Ja nad leidsid, et siin on igati paslik minna ja korraldada üks väikest viisi käik. Mõni kutsub seda ka ristikäik, mõni ütleb selle kohta džihad, näiteks Tüünis, Frank Herbertil on ka jihad, aga seal on natuke kaugem tulevik ja planeedid ja kõik need muud jutud. Ja siis me hakkasime rääkima sellest, et tegelikult me tuleme ja toome kombestikku, tsiviliseerime, et on vanaisa Martensil olid tsiviliseeritud rahvad, see olid pool tsiviliseeritud rahvad, sinna hulka muide kuulsime meie ka. Et ei ole täiesti metslased, et nad on juba puu otsast alla tulnud ja mõni isegi on pesupali avastanud, aga ei saa ka veel rääkida sellest, et peaks nii-öelda viisakasse seltskonda kutsuma. Et siin me ikkagi räägime veel rohkem selline suitsusaun ja ahju peal magamine, eks ole. Et voodid ja linad on selles mõttes selline kaugem tulevik, et hetkel on Bagda Tšutšut, Sunt Servanda ja selline 0,5 grammi fidesid ka, mis on otse loomulikult bonita ja väga bona fides, millega elus opereerida. No ja siis olid need õnnetud barbarid, täiesti tsiviliseerimata. Lootusetu punt ära isegi külla mine, söövad tutimüssil pipitäpid ära, nagu sul ei ole seda muret vaja. Ja see kõik toimus mitte nii väga ammu 19. sajandi lõpus, et me siin kohati ju võib mõelda, et lugedes rahvusvahelise õigusartikleid või mingid tänapäeva uudisedki, et kuidas selles mõttes, et kuidas me küll nii kaugele jõudnud oleme inimkonnana ja mina isiklikult arvan, et ega me ei olegi väga jõudnud, et me lihtsalt kulgeme, et on järjepidev katkine generatsioon kasvatamas katkist generatsiooni ja siis vahepeal tootmas arvamusliidreid, et oleks keda arvamusliidrite lõunale kutsuda ja siis öelda, et vaata seda, ta jälle kirjutas artikli ja nüüd loeme kõik koos ja hoiame kätest. Ja ärgem unustagem laulda ülistavaid laule suurtele iidolitele ning lootkem, et kunagi me võtame kõik vabadused tagasi. Ja hea usuga on nüüd rahvusvahelisel tasandil see mure, et nagu mainitud sai, riikidel võib juhtuda see, et neil need esindajad ja riigijuhid muutuvad ja siis siit tekibki nagu see, et nüüd me ühelt poolt eeldame, et see hea usk, milles otse loomulikult kokkuleppe sõlmiti, püsib nagu valgustus vabaduse ristis, aga vahest võib juhtuda, et ei püsi, et näiteks sa saad endale presidendi, kes ütleb, et ta on kõige eetilisem vend maailmas ja lõpetab sõdu kiiremini, kui mõni jõuab alustada ja polegi seda rahvusvahelist õigust väga vaja, sest et tal on moraalikompass, mis on kõige kompassim kompass maailmas. Või näiteks sa võid leida, et mõnel riigil on president, kes ütleb, et rahvusvaheline õigus on maru oluline, aga ja kindlasti nagu täitmiseks igati vajalik ja kõik teised peaksid nagu maksimaalselt seda täitma, aga neil on üks
svoo vaja lõpuni teha ja siis on nad tagasi seal nii-öelda selles tsiviliseeritud riikide maailmas, sellepärast et neil on kõik hästi, nemad teevad kõik õigesti, aga kõik teised on sellised harimatud matsid ja barbarid, nii et võiks öelda, et tsiviliseerimise missiooni vaim on ikka veel majas. Siin lepingu näitel ÜRO hartassegi on seda veits sisse kirjutatud. Seal on see põhjapanev peatükk sellest, et kuidas olid ÜRO kaitse alla antud erinevad territooriumid, mis siis tänaseks päevaks on kõik iseseisvunud. Viimane oli Vanuatu ja üks põhjus, miks ÜRO hartasse see suurepärane erinevate staatuste ja protektoraatide ja selliste nii-öelda kaasjuhtimise alla antud territooriumite idee kirjutati, oli see, et endised emamaad, kes siis teise maailmasõja lõppedes maailmakorda kujundama asusid, ei soovinud ikkagi niisama oma alamatega hüvasti jätta. Ja huvitav on see, et tänase päevani see võitlus ju tegelikult kestab. Eesti meediassegi on jõudnud see Chagos arhipelaagi saaga, kus siis nüüd Ühendkuningriik on keeldunud, kuigi eelmine aasta nad veel olid nõus, aga tulles vastu Ameerika Ühendriikide presidendi Donald J. Trumpi soovidele, on nad otsustanud ikkagi Chagose saart mitte tagasi anda Mauritiusele, kuigi rahvusvaheline kohus oma eriarvamuses jõudis järeldusele, et nagu viisakas oleks. Seal muuhulgas tegeleti ka põhimõtteliselt küüditamisega ja igasuguste koledate asjadega ka. Aga põhjus, miks me suurriigid ei soovi tagastada seda territooriumi Mauritiusele, on see, et seal on õhuveebaas, mida UK kasutab ja läbi selle siis panustatakse ka NATO õhuturbesse. Ja on ka uudiseid selle kohta, et väidetavalt selle baasi ümbrus kihab Hiina spioonidest, et seal ei saa istuda ega astuda, igal pool on Hiina spioonid ees. Mis mingi tasandil, ma arvan, on tõsi, sest et ega salakuulamine on sama vana amet nagu näiteks ajakirjandus. Infot tuleb koguda, aga teisipidi muidugi siin see Chagose saare saaga tõi välja väga selgelt ka selle, kui vähe aega tagasi arvamus sellest, et mingid inimkategooriad on vähem väärt kui teised, täiesti prevalentne oli ja kui ma nüüd isiklikult arvamust avaldan, siis ma ei usu, et see selline arvamus kuskile kadunud on, sest eks meiegi riigis iga-aastaselt on pidevalt näiteks suurt hirmu tekitanud vikerkaare värvi lippude nägemine ja mingi kogus Eesti inimesi kardab, et see on nakkav. Nii et ega siin ei oskagi ma paraku midagi muud öelda, kui et ma loodan, et me saame nendest hirmudest üle ja me kuidagi koos ikkagi liigume ühiskonnana edasi. Sest on ka Eesti Vabariik ühinenud kokkulepetega, mis annavad aluse erinevuste ja gruppi erinevusi siis omavate gruppide kaitseks ja kuna me oleme ühinenud paljude kokkulepetega, siis on meie asi ka välja mõelda, kuidas me kokkuleppeid täidame. Nüüd rahvusvahelisel tasandil on kokkuleppesse astumistega nüüd hästi lihtsustatult öeldes, sest et ma kindlasti ei soovi seda asja kuidagi keerulisemaks ajada, sest taaskord me oleme kantud ja inspireeritud teadmisest, et on need, kes leiavad, et rahvusvaheline õigus on tugevam õigus ja seda ta kindlasti ka on, ega oleks totter eitada. Samas palju see siseriiklik õigus nüüd nii väga igamehe poole kaldu on selles suhtes, et lõppkokkuvõttes praktilise menetlusliku poole pealt on see, et sa kas tead, kui see õigus töötab või ei tea. Kui sa tead, siis tubli laps, võta küpsist ja pane hullu õiguslünkadega, sest
lünka, ikka parem, kui hakata siin tõlgendama ja vaidlema sellele, mis õigus tegelikult ütleb. Sest lüngad võivad seal olla juhuslikult, võivad olla meelega, võivad olla lihtsalt sellepärast, et me ei oska lauseid kirjutada. Ikka juhtub selles mõttes, et aga vahepeal, nagu öeldakse, lihtsalt veab. See ei ole süüdistus, see ei ole kahtlustus, see on lihtsalt selline asotsiaalne kommentaar. Aga rahvusvahelisel tasandil nii lepingu õigus aluseks olla leping, kui ka tavareeglid ütlevad, et ühtegi riiki ei saa kohustada astumaks kokkulepetesse. Täpselt nagu sa nii-öelda siis siseriiklikus õiguses otseselt ei ole kellelgi mingit kohustust ühtegi lepingut teha. Lepinguvabadus täielik. See on nii täielik lepinguvabadus, et tehniliselt sa oled vaba lepingutestki. Kui sa suudad näiteks siseriiklikult eksisteerida nii, et sa ühtegi lepet ei tee. Mis ma arvan, et kui hakata niimoodi riburada pidi selle eksperimendiga minema, siis mingi tasandini on ju võimalik, eks ole, et mis on seal ikka. Ei tee endale telefonipaketti ja võib-olla ei üüri korterit ja ma ei tea, skotid kuskil ja elab metsas näiteks, juhtud olema pime inimene, elad metsas, sotsiaaltöötaja toob heina. Aga rahvusvahelisel tasandil on see iseenesest sama, et Eesti Vabariigi valguses siin, et jah, meie Kalli kodumaa valguses otseselt ju ka ei saa väita, et keegi meid sunniks mingitesse lepingutesse väga aktiivselt ikka ja jälle tõstatakse küsimus selle üle, kas me peaksime kuskile kuuluma mingitesse liitudesse midagi tegema, sest halb Brüssel ja kuri ÜRO ja igasugused osked ja vahepeal siin Maailma Terviseorganisatsioon tahtis meid mürgitada vaktsiinide ja muu jamaga. Siis siin nii-öelda lepingute vaatevinklist mina isiklikult ütlen kohe ära, et täpselt nii ongi, et lepinguvabadus on nii absoluutne, et sa võid olla täiesti kõikidest kokkulepetest ja lepingutest vaba. Mitte midagi ei pea tegema, lihtsalt peab endalt küsima võib-olla 2,5, aga mina küsiks 2 küsimust. Kui ise majandavad me oleme, see kehtib üksikisikuna ka, selles mõttes, et ega ju keegi ei käsi sul alluda reklaamile ja sebida endale hüvad elo ja kiiret netti, et sa võid väga edukalt nagu kommunikeerida mitte lihtsalt retro-stiilis, vaid arhailisel moel näiteks teiste inimestega rääkides. Sellel on muidugi üks probleemidest on see, et sa pead need inimesed üles leidma ja jõudma nii kaugele, et nad oleksid nõus paigal püsima senikaua, kui sa nendega räägid. Või ma ei tea, jookse järgi ja karju kaasa. Ja teine oluline aspekt on see, et sellel, kui ise majandav sa oled, siis võib-olla siis riigina jällegi ja ka üksikisikuna. Teine on see, et kui kaua ma üksinda vastu pean. Et mitte siin jälle inimesi hirmutada, aga vanaisa Toomas Hobsil oli see mõte nüüd nagu ikkagi õige küll, et minu tagasihoidlikul arvamusel, et inimene on inimesele hunt, ehk siis, et kui meil mingit julgeolekugarantiisid ei ole, siis elu siin maamunal on suhteliselt lühike, brutaalne ja kõike muud kui rõõmus. Aga see nüüd ei tähenda, et me peaksime hakkama aktiivselt kohe kõik lepingutesse tormama, sest pacta sunt servanda ja heas usus, aga kokkulepetega on ikkagi see oluline aspekt, et kui me oleme otsustanud nendesse astuda, siis see eeldab seda, et vähemalt teoreetilisel tasandil, praktikas muidugi paadihti tuleb välja, et seda kõike pole tehtud, aga et kui me hakkame lepinguid sõlmima, siis tuleks kindlasti läbi mõelda see, et kas meil on subjektina võimekus kokkulepet täita ning millised on kõrvalmõjud. Ehk siis väga harva mõeldakse selle peale, kuidas kokkulepe mõjutab kolmandaid osapooli, ehk siis mis juhtub siis, kui need kolmandad osapooled hakkavad mingi nõudma ja üritavad muutuda kokkuleppe osaks. Ja teine oluline aspekt on see, et kui me ei mõtle seda läbi, kuidas see kokkulepe meile mõjub, siis võime me leida ennast väga sellistest totratest olukordadest, kus me oleme võtnud endale rahvusvahelise kokkuleppe, mille täitmine tekitab mitte ainult pingeid, vaid reaalseid küsitavusi selle kohta, et kas sellise kokkuleppe võtmine oli algselt üldse mõeldav ning kuidas saaks ära hoida seda, et tulevikus ei sõlmitaks kokkuleppeid, mida me täita ei saa.
aga sellest kõigest loodetavasti kunagi tulevikus, kui nagu öeldakse, tulhu ja kardiovaskulaarsete haiguste ennetamise ravimid lubavad. Aga kui ei, siis taaskord mäletage mind segast juttu ajavana ning elus oma kohta otsivana. Teiega oli paragrahvi taskuhäälingu eri seosetut juttu soigul Aleksandr Popov.